Tere tulemast Grillfest 25. juubelifestivalile. Auris Rätsep, Grillfest 25. juubelifestival. Kuidas sa ennast tunned? No tunnen nii, et just nagu alles eile oli see, kui me Haapsalus Paralepa rannas aastal 1999 koos Tiit Reve ja Sämmi ja ansambel Apelsini ja Marju Läniku ja Üllar Jörbiregiga alustasime. Et see aeg on läinud kuidagi nagu linnulennul, no vaid üks viiv, jah, nagu eile oleks olnud see, nii et see 25 aastat on tõesti läinud kiiresti ja see on olnud ilus aeg. Meil on see missioon on meil korda läinud, et rahvas armastab Grillfesti niikuinii, see on selge. Aga inimesed teevad ise süüa, inimeste toiduteadlikkus, kõik see selline teema on tohutult tõusnud 25 aastaga. Kui ma vaatan 25 aastat tagasi, kust me tulime selle enda toidufestivaliga, mis olid siis teemad nii-öelda päevakorras, kuidas ja mida siis söödi ja tarbiti ja kuidas seda kõik täna on. No see on ikka tohutult nagu teistmoodi ja tohutult on toidukultuur arenenud. Nii et need on olnud 25 aastat väga põnevat Eesti ja ka maailma toidukultuuri arengut, milles Grillfestil on olnud suur au olla osaline. Pärnu linnapea grillivõistlustel ei ole tegelikult pärnaka jaoks enam mingi üllatus. Küll aga tahaks teada, mis oli ennem, kas Grillfest või teie huvi grillimise vastu? Ma ütleks, et Grillfest sütitas selle grillileegi. 25 aastat on Grillfest toimunud, me oleme teiega ka korduvalt aastate jooksul intervjuusid teinud ja tegelikult on ju alati emotsioonid samad, kõik on nii hästi, kõik on nii tore, jätkame ka järgmisel aastal. Kas ma julgen küsida praegu, kas me jätkame järgmisel aastal? Ma usun küll, et ma ütlesin ka täna, et see investeering, et see sama vallikäär siin korda teha ja kasutada seda Grillfesti või ükskõik mis ürituse jaoks on olnud õige investeering Pärnusse ja seda näitavad ka see rahva hulk, mis siin alati Grillfesti on külastamas, nii et ma usun küll, et siin Grillfesti pidamine jätkub ja võib-olla meie oleme väga vanad juba, aga siis meie lapselapsed käivad siin ja see on nagu must-be üritus, nii loomulik osa juba Pärnust, et 2012. aastast oleme siin seda pidanud ja ma arvan küll, et Grillfest on tulnud, et siia jääda. Minu meelest läheb iga aastaga järjest mõnusamaks. Kuidas teile tundub? No mulle tundub ka, et selline sõbralik seltskond, see melu, see omavaheline suhtlus, see kõik on nii super ja ühendab inimesi, et mitte ainult toiti ühendab, vaid ka see üritus ise ühendab. Ja lõpetuseks siia siis hea võimalus ka Aurisele midagi ilusat öelda. 25 pole enam teismeline, aga ei ole ka veel väga vana. Mida soovime? Ma soovin, Auris, pane nii edasi, 25 aastat veel ei ole mingi probleem sulle. Teie olite need mehed, kellega me koos esimest Grillfesti Haapsalus Paralepa rannas tegime. Arne Meier ja Mart Nõmm, mäletate üldse mehed, mis ajad tol ajal olid, midagi aastast 99 ja Grillfest Haapsalus Paralepa rannas, mis meelde tuleb? See oli väga huvitav aeg. Seal ühed tuttavad tulid meile autoga sinna kohale, panid diivani ülesse ja lihtsalt olid seal. Kõik oli väga chill oli. Mart, kas äri oli aastal 99 rohkem või vähem või täna on äri palju suurem kui tol ajal? Just kui me räägime liha grillimisest ja mahtudest. No siis oli kindlasti äri suurem, aga kuna siis me seda õppisime, siis oli seda natukene teistmoodi teha. Natukene põnevam võib-olla. Täna on ta võib-olla natukene rohkem rutiiniks läinud, aga natukene on kogemusi ka õlgadele tulnud. Ennem oli seda, inimesed olid rohkem nagu, tahtsid kõike uut saada. Et täna otsivad inimesed võib-olla midagi teistsugust. 25 aastat grillida ja teha koos meiega Grillfesti mehed, mis teid drive'ib, mis teid innustab, üldse ajendab seda kõike tegema? See lihtsalt on selline üritus, kus peab olema. Toidud meil suus, rütmide saatel viivad alata lood, tule sinagi rokkimas pidu meil hoos.
mis sa mulle valmistasid? No nii, tegemist on siis mega suvise joogi, kus on passion fruiti, laimi, natuke toonikut, mullivette, et värskendab ja kuule nagu ilm praegu. Ja. Väga palav on ja mõnus on, et igal pool pakutakse tõesti ka alkoholivaba kokteili, nii et järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal, järgmised 25 aastat tulge kohale ja küsige. toidud me suus, rütmide saatel võivad alata lood, tule sinagi rokkima pidu meil koos. No grillimaailm alati üllatab, mis siin toimub? Siin toimub grillide müük. Grillimaailm tegeleb oma põhitegevusega. Rikastame Eestimaad väärt grillidega. Et aastal 2023, kui toimus 24. grillfest, siis me õpetasime Eesti lambale selgeks, milline on lambaliha. Et on niimoodi ära maitsestatud, et petab ära. Et esimese asjana pakuks ikkagi sealiha või reisiliha. Kalkun. Ei ole. Mis ta siis olla? Kujuta ette, liha. Ei, ma mõtlen, et ma otsin nagu maitsest, ma mõtlen, mine tea, äkki on mingi kobras, äkki on mingi lammas, äkki on mingi, hakkat nagu mõtle. Ma ei tea. Aga te ütlesite õige ära ju. Kobras või? Ei, lammas. Lammas. Mida me võiksime aastal 2024 Eesti rahvale õpetada grillimaailmas? Selle 2023 on edasiminek päris edukas olnud, inimesed tunnevad ära lambaliha ja teavad, et see on täiesti söödav. Aga sel aastal midagi uut neile õpetada, vast see, et ei maksa karta grillimaailma poodi, võib seda julgelt külastada, siit saab alati head nõu ja saab lahenduse oma grillisoovile. Kas vastab tõele, et grillimaailm on avatud iga ilmaga? Absoluutselt. E-pood 24/7, 365 päeva, kogu aeg. No nii, mida minu silmad näevad. Bikini Fitnessi kaunitarid jäätise premi ja jäätise putka juures. Nii, väga tore, ongi hea. Kes meist ei tahaks teada, millist jäätist selleks võiks valida, et sellist vormi saavutada. Mida te sööte? Vaniljemasina jäätist. Ja sinu valik sama või? Sama jah, vaniljemasina jäätist. Ja siit tuleb midagi põnevamat, mille sina võtsid? Võtsin mango ja siis uus mustika põldmarja. Okei, te olete muidu suured jäätise sõbrad, et sellise kauni vormi juures, mis teil on, kas üldse tohib jäätist süüa või? Kas jäätis on muidu selline preemiaks sõna otseses mõttes teie jaoks või see tõesti on tavapärane, võite süüa siis, kui tahate, kui nüüd ilma igasuguse huumorte eest, aga mu selja tagasi? Suvel mina söön absoluutselt iga päev kindlasti jäätist, kuna siis on ka võistlushooaeg läbi ja siis on just õige aeg iga päev. Mis su saak sel aastal on? Vana hea tuttav, eks ole, Eesti pagar, siuksed ampsukad. Minitoska? Rabarberiga ja siis on selline huvitav asi nagu minifondant. Ja veel on siis Preppo ja Sahver, Taste of Estonia käsitöö, et see on nagu tunnustuse saanud. Vaata, mis see on, eks. Vladimiri ketšup, issand jumal, sa nagu mulle oleksid ostnud asju. Ma küsisin müüja käest, et kas see on ikka päris see, et et nagu sellega ikka. Müüja ütles, et on küll sellega, aga et see on kõik ummutamisel välja aurustunud. Ja mis ma sealt veel ikka iga aastal ostnud Vokeli laustuv kohv. See on nagu lapsepõlv tuleb meelde. Jaa, see on viljakohv tegelikult, aga väga hea maitse, nagu päris kohv on. Ja siis Herbomari soolad, et maitse soolad. Ja see on selline esialgne saak ja ütleme meil see tavapäraseks muutunud nüüd see Leedu tänav, mis meil on siin. Palju Leedu kauplejad on täiesti uue kaubaga tulnud, uued kauplejad.
Kuule, väga hea saak minu meelest, et on mida proovida, on mida avastada, et tõesti kadestan su prouat endiselt. Milline õnn on ikka sinuga koos elada? Kadestab. Jah. See aeg oled tema valmis, väga ilus väljum. Kes oli kunagi Eesti, kuulsam showdrummer, tema poeg on meil siin. Vaadake seda. Super. Siis vaata, vana mees oma näpud maha lõikas, see on ka hea vaadi. Meil on grill, meil on fest, it's the best. Meil on grill, meil on fest, it's the best. Kuna tõesti Grillfest 25, keskendume nendele põhitegijatele, keda me näinud oleme, mida sa nii-öelda persoonipõhiselt neile soovitaksid. Alustame Auris Rätsepast. Mida tema võiks siit laualt või nendest toiduainetest proovida? Kuule, see on küll hea mõte, et niimoodi läheneda. No Aurisele ma kindlasti soovitaksin proovida kindlasti kimchit, eks ju. Ja kuna arvestades sellega, et Aurise tööpõld on ka nii lai, et tal on ka ju väga kiire, on ju, siis no kerge pastaroog ühe juustukastmega, kuulge, super. Ainult pasta keetmise vaev. Meil on üks ühine tuttav mees siin korraldustiimis, see on Lauri Herman, kes on siis su pealava kõnejuht. Mida tema võiks maitsta? Minu millegipärast arvan, et Lauri, ta jällegi, ta teeb nii palju tööd, on ju. Öeldakse küll, et rääkimine on ju lihtne töö, aga mulle tundub, et Laurile äkki sobiksid midagi magusamat. Mina arvan, et Laurile ja tegelikult nad võiksid ju Aurisega koos ka ikkagi vahel lõunatada ja aega veeta just. Et kõigepealt ma soovitaksin võib-olla forellivardaid köögiviljadega, on ju, põhiroaks, jah. Ja magustoiduks igal juhul kaera apelsini pannkoogid, sellepärast, et ei ole midagi paremat nendest toodetest, mis on tehtud koos teadlastega, kus on täpselt ära sihitud kiudainete sisaldus, mineraalide sisaldus, peaaegu sööd ja peaaegu muud ei peagi tegema ja küpsetamisaega neil ilmselt ei ole. Nii et Auris Rätsep, Lauri Herman, head isu! Head isu kõigile ja tulge parima toiduaine telki! Sel aastal Chef Lunden pakub Grillfesti külastajatele grillvõikut ja ma pean teile ütlema, et see on tõesti suus sulav, ülimaitsev ja mul on väga hea võimalus teile välja uurida, kuidas te neid võikusid teete, et me saaksime neid kodus teha. Kas me üldse saame neid kodus teha? Jaa, muidugi saab kodus teha. Et neid saab teha nii tavaahjus kui kuumaõhu fritüüris täna, mis on ju väga populaarne ja miks mitte panni peal või võileiva grilli vahel. Ma mõtlesin, et kas te mõtlesite mingi uue retsepti välja või see on juba teie olemasolevast toodangust lihtsalt ära grillitud ja nii lihtne see ongi? Me tegelikult anname siin täna inimestele maitsta selliseid tooteid, mida me mõtleme sügisel turule tuua. Et need on selline võileva järgmine tase, kus me oleme siis juustu ciabatta vahele pannud pitsatäidised. Et üks on siis margarita, kus ongi päris mozzarella vahel ja muud sobivad asjad ja teine oli siis pollo americana, kus oligi kana, siniolitusjuustu majonees, kõik head asjad. Absoluutselt, ma kinnitan, et see on suus sulav. Ma olen natuke kurb, et ma ei saa seda juba minna poodi ostma, aga on sul näidata näiteks pakendiga, milline see välja hakkab nägema tulevikus? Hakkab välja nägema nagu meie tavapärane Lundeni toode. Nii, jaa. Aga kas on märke peal ka nagu seesama, et see grilli teema, sest tegelikult see on ju, kui ma praegu mõtlen et see on ju nii lihtne, loomulikult võib grillida, aga sa ei tule selle peale lihtsalt. No võtame arvesse, loomulikult saame turunduses seda ära kasutada ja pannagi etiketi peale ka, et parim grillituna. Ja nende toodete puhul me kindlasti teeme ka seda. No nii, elagu Grillfest ja aitäh Chef Lunden, et olete olemas!
No nii, Lauri Herman, oled oma lemmiku leidnud, palun tutvusta. Ja ma tutvustan teile, kallid televaatajad ka, siin on Saaremaa kauss ehk siis runnakad, suitsukala ja suviselt värskelt marineeritud kurgid koduse majoneesiga. No sina hääldad seda nii mahlaselt, et saad aru, et läbi ekraani hakkab suu vett jooksma. Miks see? Ma tahtsin kala, et ma tulin grillfestile ja mul oli nagu kalaisu, et ärge andke mulle siga ega mingit muud looma, et ma tahan kala. Ja lahked inimesed siin Chef Londonist kohe teadsid mulle soovitada ja kõht on tühi küll, sest nii palju on siin ringi käidud, et ma arvan, et see kosutab keha ikka väga hästi. Head isu, Lauri, sul on väga hea maitse. Aitäh sulle, mul on hea maitse. Aquaphor on Grillfesti suur toetaja, puhta veel ava sel aastal ka. Kuidas te ise ennast siin Grillfestil tunnete ja mida Grillfestile soovite juubeliaastaks? Kindlasti soovime väga palju puhast vett. Grillfest on alati olnud väga tore, me oleme päris mitu korda juba siin osalenud ja teist aastat järjest ka pealava partneriks olnud. Ja kindlasti soovime, et kõik jooksid puhast vett vahepeal. Meil on 2 veevõtu kohta, meil endal telgis ja ka veepunktis. Ehk siis Grillfesti veevõtu koht tähendab seda, et inimesed saavad sealt võtta tasuta vett oma joogitopsi. Täpselt nii, kas topsi või siis täita enda pudelit. Teil on väga ägedad linnapudelid ka. Kas sa näitad meile paari kiirelt, mis on hetkel kõige populaarsemad valikud festivali külastajate jaoks olnud? Ta mahutab 500 milliliitrit, kraanivesi sisse ja läbi filtri juua. Kõige populaarsemaks probleemiks, mis meil inimesed on tulnud, on olnud kloor, et nad ei saa kloorist vett juua. Ja värvivalik, kuigi minul on siin enda hetkel vaata roosa, siis lemmikvärviks on osutunud tumesinine meil mingil kombel. Ja inimestel on tõesti see meeldinud ja see, millest probleemiga nad tulevad, nad alati saavad meil siin abi. Eriti nende pudelitega väga mugav, lapstele sobib. Seda sel põhjusel, et nad võtavad tühja pudeli kaasa ja valavad pudeli kuskil täis endale. Ja siis nad saavad juua puhast ja koolikot kohe kergem. Meie väiksem filter on see, mis siia pudelisse mahub ja suurim filter on konteineri suurne magestamise süsteem. Et lahendust on igale vajadusele, nii kodule, ettevõttele kui ka tööstusele. Mis teil toimub siin? Meil toimub siin Grillfesti laste mängumaa. On meil siin erinevad atraktsioonid, võistlused, mängud nii eilsel päeval kui ka tänasel päeval ja kohe on meil algamas Pikk-Miku juustupulga rebimise Eesti meistrivõistluste finaalvoor. Ja mille auhind on ju lausa uskumatu. Jah, tegelikult auhinnad on ühtemoodi. See 10 000 eurot, mis siin nähtaval on siis, kui täna tehakse maailmarekord, ehk siis 41 sekundiga saadakse 30 riba tõmmatud. Seda me eelmine aasta ei suutnud ja see aasta eks ole näha, kuidas siin finaal läheb. Kuidas sisetunne ütleb, olete näinud finaliste juba, et on lootust? Lootust on alati, lootus sureb meil viimasena selles mõttes, aga et need esmased ajad on meil siin kõik üle minuti olnud natukene, eks ole näha, et tädid peavad panema näpud kiiremini tööle ja ma usun, et see on võimalik. Kalake Grillfestil. Millega on tegu? Kalake on teadupärast selline tore vaba aja ettevõtmine ja see on harrastuskalastajatele mõeldud õngitsemise võistlus. Ta on reaalselt õngitsemise võistlus, et see ei ole nagu mingi suur sport, et on vaja nüüd kogemusi. Sobib absoluutselt kõigile, vanusepiiranguid ei, kaalupiiranguid ei, soopiiranguid ei. Et üks kõige parem aja veetmise võimalus ilusa ilmaga ja miks mitte ka vihmase ilmaga, siis hakkab kala paremini muideks. Minna, võtta aeg maha ja püüda kas või üks pisikene kogrepaer, aga see elamus, mis sa saad, on super ja meie kalakese üritus, mis meil on iga aasta siin Grillfesti raamel, ootab teid ka järgmine aasta, nii et kõik kalale! Sinu kõrval seisab aasta 2024 Grillfest 25 juubeliaasta kalake võistluse võitja Timo. No Timo, kas pajuoksaga või õngeridvaga? Kuidas täna võit tuli? Millega püüdsid? Ikka õngeridvaga. Mis sa söödaks kasutasid? Söödaks oli kärbsetõuk. Ainult kärbsetõuk põhimõtteliselt. Ega mul muud ei olnudki kaasa võtta. Et mul kõrval sõber oli pakkus, et pane maisi, pane krevetti. Mõtlesin, et kus kohast ma lähen poodi veel samal ajal. Ei lähe ju. Ja tõuk oli kõige parem ka, et ma arvasin seda hommikul ka ja nii ta läks. Ja võib-olla Anne lihtsalt kõrval kommenteerib siis veel, et mis tulemusega võit tuli sel aastal? Sel aastal tuli võit ilusa rekordse tulema 3,5 kilo eluskaalu kala. See on praegusel kuival perioodil ikkagi, võib-olla Timo oskab paremini öelda, see on suur saavutus. No kuule, ta tõmbas 1,5 kilose säinase välja siit samast. See mees tõmbas säinase siit samast 1,5 kilose. Vaadake, see mees. Sel korral siis sellised inimesed, sellised maitsed ja sellised emotsioonid.
Kohtume juba järgmisel aastal, ikka Pärnus, ikka Grillfestil. Olge mõnusad ja kõike kaunist! kus liha on kuum, maistvad toidud meil suus, rütmide saatel võivad